Septembrikuu teine laupäev on aastatega kujunenud traditsiooniliseks Ahtme linnaosa päevaks, mille korraldajaks on Ahtme klubi. Ka sellel korral oli linnaelanikel ja külastajatel sellest toredast päevast hea võimalus osa saada, mis seekord toimus Ahtme klubi esisel platsil. Tervitussõnadega publiku ette astus linnapea abi Ahtme, Oru ja Viivikonna linnaosades Tiit Lillemets. Mul on hea meel kõiki linnaelanikke tervitada olenemata linnaosast tänase pidupäeva puhul. Ja muidugi, mis on kõige olulisem, et see on meie kõigi pidupäev, mitte ainult Ahtme linnaosa päev, et elanikel on ka see väga tähtis päev, kuna Ahtme linnaosa on küllaltki suur linnaosa. Tänase päeva seisuga elab siin circa 16 000 inimest. Ahtme linnaosa on pidevas muutumises ka, on palju ära tehtud ja kõige suurem töö, mis võib öelda tänaseks päevaks on ära tehtud, on vana Ahtme ühendamine Järve linnaosaga, kus võib mööda jalgratta ja kõnniteed vanast Ahtmest pääseda jalgsi või jalgrattaga Kohtla-Järvele läbi Jõhvi. On plaanis ka muuta Ahtme keskust, mis muutub tundmatuseni, kuna ilmuvad nii puhkealad sinna, suur plats tuleb, tehakse korda kõnniteed, juurdepääsuteed Ahtme keskusele. Samuti ilmub ka meie väikestele lastele palju huvitavaid atraktsioone ja mänguväljakuid. Ja nii, et Ahtme linnaosa on pidevas muutumises. Samuti ka Ahtme linnaosa on ka ilus, roheline, istutatakse puid, istutatakse pidevalt lilli, vahetatakse ka juba vananenud linna mööblit. Nii, et mina arvan, et Ahtme linnaosa on väga ilus ja turvaline. 5 tunni vältel, mis sai alguse kell 16.00, esinesid Ahtme kunstide kooli õpilased, Ahtme gümnaasiumi ja põhikoolide õpilased. Traditsiooniliselt tervitas koosviibijaid linnaorkester Aleksander Saveljevi eestvidamisel. Oma etteaastatega näitasid sportlased klubides Seibun ja Kvon oma oskusi võitlustiilide maailmast. Laval astusid vokaalesinejad Rafael ja Jelena Kovostjanova. Ent üks põnevamaid ja ahvatlevaid esinemisi kuulis publik külalistelt Iševskist. Noored vokaalstuudiost esitasid erinevatest valdkondadest laule, mis ei jäänud publiku poolt märkimata ovatsioonidega. Külalised Tallinnast mustkunstnikud Mironov Showst ja tuleesitlused teatrid Zerkala olid need, kes enne kulminatsioonikohad laval sisse seadsid. Ja nüüd see kõige oodatuim hetk, kus taevasse lendasid sajad ja sajad tuleplahvatused. 2 minuti jooksul sai publik suure naudingu.
ning sellega oli seekord linnaosa päevale pandud punkt.